Täna Sisekaitseakadeemias tegelikult toimub innovatsioonipäev järjekorranumbriga juba 8, mille eesmärk on lühidalt siis tuua sisejulgeoleku valdkonda, turvalisuse valdkonda teadmist ja mõtteainet, kuhu suunas tehnoloogia liigub, mis on see, millega me peame arvestama nii väljaõppes kui ka juba töötavate ametnike igapäevatöös. Jah, see on uus valdkond, et tehnoloogia arenguga arenevad mõlemad pooled, nii tumedam pool kui ka ühiskonna helgem pool, et ühest küljest, milleks me peame valmis olema tõenäoliselt ongi, et tsiviilkäibes olevad mehitamata sõidukid on võimelised tegema ka kurja. See tähendab, et ületame riigipiire üsna suure kiirusega, vedame ka salakaupa. Ja seetõttu tänase harjutuse eesmärk oligi näidata seda, et kuidas tõkestada ja kuidas tegelikult harjutada masinate ja inimeste omavahelist koostööd salakaubaveo tõkestamisel. Meetmed on muidugi mitmeid, et seesama õppepiir sisaldab eeskätt kõigepealt selliseid statsionaarseid kaamera ja valvamise süsteeme ja teiseks siis samamoodi kasutame me ka mehitamata sõidukeid tegelikult õhuruumi valveks. Ja see allatoomine ise nüüd oleneb tegelikult millisest instrumentist rääkida. Täna hetkel me tõime lihtsalt magnetlainete ja raadiolainetega drooni alla. Ehk siis on spetsiaalne seade, mis on selleks otstarbeks mõeldud, et kuidas tõkestada ja takistada mehitamata registreerimata sõidukite lendamist seal, kus nad lendama ei peaks.